Tervist minu poolt. Kas meie grupist on mulle siia sõpru ja mõttekaaslasi? Hoian. Et Joko, Jaak, Margus, tulge, kui mul midagi ära unustan ja valesti ütlen. Et lisaks sellistele konkreetsetele lahendusettepanekutele ja probleemküsimustele võtaksime korraks hoo maha ja läheneksime sellise akadeemilise metoodilise järjekindlusega suurtele alusteemadele. Et meie töögrupi fookus olid unistused ja mitte unistused söömisest, aga tegelesime suurte ideedega. Vaadake, kuna see... Vabandust, palun rääkige mikrofoni sisse. Ma proovin. Jaa, lase. Hääl läks ära. Et ala, mida siin linnafoorumil käsitletakse, on kütnud kirgi ja ammutanud arhitektide emotsionaalset ja vaimset energiat juba 20 aastat. Ja tekib tahtmalt küsimus, et kas on mingid unistused, kas on midagi, mis on selle perioodi jooksul nagu muutumatu olnud, kas on need kestvad väärtused siin linnas, kas on midagi, mida me nagu ikka veel igatseme ja ihaldame. Ja sellepärast pidasime oluliseks rääkida või omavahel vestelda siis sellistest inspireerivatest teemadest ja anda vabadust nagu kõigele sellele, mis niikuinii toimub, ka võib-olla 20 aastat edasi. Et mitte piirata selliste planeeringuliste konkreetsete eesmärkidega. Ja seda kõike me tegime 3 mastaabis: linna, maamärkide ja siis see on küll small, aga see on homaaž siis Jan Gehlile, kes kasutab mõistet soft edge. Ja ma arvan, et ilmselt me jagame seda ihalust, mis 20 aasta jooksul on olnud ja mis ka jätkub, on see, et me tahaksime randa jõuda. Tahaksime kesklinnast randa saada, mere äärde. Probleemiks on kujunenud üllatuslikult see, et see õnnestub meil siin lähiajal või tulevikus ainult mõnes kohas. Eriti selles kesklinna piirkonnas. Sinisega on näidatud siin, kus see laser on ka, siis skemaatiliselt admiraliteedi basseini äär ja üleval linnahalli ja selle vana betoonitehase piirkond kuni Kalasadamani. Sellel lihtsalt praktilisel ja pragmaatilisel põhjusel, et ülejäänud on kõik eramaa, kas siis sadama näol või siit edasi Kalaranna poolt. Et meie siiras soov edasistele planeerijatele ja võistlejatele on see, et väärtustagem neid mere äärde saamise kohti, nimetagem neid kuidagi õilsalt, näiteks ankrupunktidena või millegi mereaastale väärilisena. Et nad on osa selle linna suure skaala võrgustikust. Nad on sellised nagu, kuidas ma ütlen, niisugused nagu megapunktid linnas. Need on nagu olemasolevad väärtused, mille külge saab ehitada lisaväärtusi. Ükskõik milline siis trend või parasjagu ideoloogia on. Siin me tõime sellise rea selliseid linnaskaalas punkte, kui te nüüd kujutate ette, et siin on
selline kesklinna pargiala osa admiraliteedi või sellest osa bastionaalvööndist, siis Tammsaare pargi Viru ringi ja selle osaga, siis nagu ma mainisin, üks raskuspunkt admiraliteedi bassein ja kolmas, mida me nagu natuke isegi välja pakume, võiks omada mingit nime, näiteks kas merepark või kus saaks kokku nagu positiivne. Ja need oleks need niisugused ankurpunktid, millele ehitada nagu edasisi unistusi. Need oleks suured, need oleks skaalalt, need oleks linnalikud, sümpaatsed. Need oleks nagu avalik ruum, selline unistuste euroopalik, urbanistlik keskkond, nad oleks läbinisti head. Nii head nagu kassipojad näiteks. Või midagi, millele on, ei leia nagu, või ei pea nagu vastu hakkama, ma ütleks isegi. Ja kui me rääkisime sellest skaaladest, siis linna või large skaala on olemas loomulikult, teame, X-large, regionaalne skaala, kõik muud need. Aga kui me inimese mastaabist vaatame, siis see selline maamärkide või middle skaala, et seda kujutada või kujundlikustada on nagu ajaloos Rooma, siis see Rooma, mida me täna veel näeme, selle üheks selliseks meetodiks oli siis olemasolevate mälestusmärkide nagu visuaalse ühendamine. Ja ajaloos olid need visuaalsed majakad, kas siis obeliskid või kirikutornid või midagi sellist. Tänapäeval on see keskmine skaala või see linnalik maamärgi skaala. See oleks see, millega inimene linnaruumis suhestub, liikudes siis justkui nagu mööda neid visuaalseid punkte. Seda me teeme kõik, niimoodi me orienteerumegi ruumis. Nad võivad olla igas ilusad puud, mõned õhtuvalguses kümlevad majaseinad, ka kirikutornid. Neid oleks palju ja nende nagu selline üks põhimõte võiks olla see, et on selline 100 meetri distants, mis on selline visuaalselt hoomatav ja veel ka käidav, mis annaks sellise vahepealse koe, sellise linnalise vahepealse koe, mis täidaks siis nii-öelda seda, siin on väga kujundlikult soolakepikestega tehtud, aga täidaks seda ruumi, annaks talle tähendust. Ja kolmas üldine selline lähteprintsiip, lähtepõhimõte oleks inimese suurus, mastaab, inimese keskne. See soft edge on selline tõlkimatu termin, mis me pakume. Kontaktruum oli üks, aga põhimõtteliselt on see siis Jan Gehli käsitluses selline, kus kõik meeled on haaratud, kus see 4 sekundi tagant mingi impulss sind tabab, kus sa liigud oma jalakäija kiirusega, kus sa suudad veel suhestuda ruumiga. Ruumile on need konkreetsed nõuded, lähevad siis selliste nagu ruumi tiheduse, tema jätkuvuse, näiteks tänava äärte sageduse, seda soft space'i või inimruumi mõjutavad ja määratlevad materjalid, haljastus, katend, mööbel, kõik selline. See on see nagu selline, ütleme, igapäevane inimese silmakõrgune ruum. Ja me vältisime küll sellist konkreetset plaanilist lahendust, aga kuna järgnemas on arhitektuurivõistluse lähteülestande koostamine, siis mõtlesime ikkagi, et proovime selle ühe konkreetses asukohas selle meie meetodi läbi, siis Tiidu pakutud suundadel, kus peatänavaga
siis mere äärde jõuda, antud juhul siis selle keskse või keskmise selle Admiraliteedi basseini juurde jõuda. Et on sellised suured mega skaalal või linnaskaalal ankurpunktid, kuhu me tahaksime jõuda isegi siis, kui meil ei ole põhjust sinna minna, aga me tahaksime seal olla. Ja siis sellised, 100 meetri sagedusega visuaalsed maamärgid, hakates minna siis Obujaama tänavast näiteks linnaväljak, mis võiks muutuda meeldivaks, siis selle Stalkeri tänava algus ja lõpp, siin Vene kirik, nüüd peatselt uue näo saav Nordetsentrumi nurk näiteks ja siin üks oma tulevikku ootav politseimaja, miks mitte näiteks, kui on tramm plaanis seal on siis trammi peatuse näol ja näiteks kergliiklus või siis muidu tõstetava sillana. Et need see sagedus on umbes 100 meetri tagant siin. Nii. Kas oli tuli veel pilt? Ei olnud. Palun. Paar ääremärkust veel lihtsalt lisaks, et need suured linnalised ankurpunktid, me mõtestasime ka neid sellisena, et need on kohad, kuhu ei ole vaja minna, aga kuhu minnakse siiski. Et seal ei ole nagu selget põhjust taga, et see mõnes mõttes on oluline. Ja teine selle magnetite ehk keskmise mõõdu osas meil tekkis arusaam, et võib-olla sellel alal ei ole nii oluline pikad sihid, orientiirid, et inimesed pigem orienteeruvad nende kulgemise kaudu või siis see 100-meetrine distants ja need see pidevus on palju olulisem. Ühesõnaga, see ruum võib tegelikult olla kõver, ei pea olema sirged sihid. 2 ääremärkust. Nii. Ma paar sõna veel räägiksin võib-olla, mis nagu eelmistest ettekannete kohased mõtted, mis tulid, et me räägime väga palju Admiraliteedi basseinist, aga me peame tõdema, et see on küll armas, mõnus koht, aga see on umbes nii, et laps tahab mere äärde, aga ema ütles, et ma lasin sinu jaoks just vanni vett täis, eks ole, et uju siin, eks. Tegelikult me oleme ihalenud selle mere äärde minekuga väga kaua aega, aga me tegelikult täna ikkagi ei oska öelda, kus see meri on ja sellepärast me nagu siin pakkusime välja, et see ihaluse objekt on see sama merepark, et see on tänaseks hoonestamata, kuna Admiraliteedi basseini ümbrus on maha müüdud, sinna ei saa enam linnaväljakutega raeguda ega linnavalitsust teha, et see läheb, sealt tuleb tavaline supermarket sinna, aga nüüd selle asemele siis meil siiski on üks laigukene seal linnahalli kõrval, eks ole, mida ma arvan, niisugune avalikkus peab väga tähelepanekult jälgima, et see on nüüd nagu meie viimane päästekõrs selleks, et me üldse saaksime kunagi päris mere äärde minna, sest kui me selle ehitame täis ka nagu mingid tavalisi kortermaju, siis me ütleme, et me tahtsime küll, me mõtlesime, arutasime, aga läks nii nagu alati. Nii et ütleme, et see on meie see suur unistus, et kui me täna isegi ei oska seda hoonestada, siis kui me teeks heaks, korrastaksime selle ilusaks rohealaks ja pargiks, siis vähemalt me teadvustaksime inimestele, et meil see võimalus veel on olemas. Vastasel juhul me tõesti jalutame ümber vanni või selle tiigi või basseini, Admiraliteedi basseini ja ütleme, et me olemegi mere ääres. Aga kommentaarid härradelt ekspertidelt? Nüüd siis viimasele 2 ettekandele tegelikult. Ja palun tõuske püsti ka, kui te kommenteerite. Kui tohib, siis ma tegelikult küsiksin teie käest, et jah, me loome neid inimskaalalisi ja erinevas-skaalalisi linnaruumilisi atraktiivseid punkte ja attraktoreid, aga et kuidas nende ühendustega on, et kus teie selles ettepanekus on nende ühenduste nagu endiga tegelemine või näetate seal nagu probleeme või küsitavusi? Siin on Siin on rullub lahti üks laiem selline ruumifilosoofiline küsimus, et kas inimest tuleb suunata või kutsuda. Et kui teda suunata ja näidata talle ette need koridorid, kus ta peab minema, siis võib-olla ei kaasne sellist emotsionaalset sidesust või sidusust, et pigem kui tal teda nagu kutsuda, siis ta leiab need rajad ise ja see nagu paaniline või ütleme selle minu paaniline skeemide vältimine või selliseste konkreetsete joonte vältimine oli see,
et mitte nagu ühte peatänavat või ühte telge või Champs-Élysées sinna nüüd rajada, vaid et kui sa paned need tugevad või emotsionaalsed või toredad kohad, rõõmsad kohad, siis see rahvas imbub sinna. Kas olemasolevat linnakude pidi või vajadusele lähtuvalt. Okei, aitäh. Aga eelmise ettekandele kommentaariks, et mulle meeldis Mareki grupi nagu väljend, et paneme Ahtri tänava dieedile, et tegelikult lähiajalugu nagu tagasi vaadates, siis praegu peatänava arhitektuurivõistlusega me oleme panemas peatänavat dieedile, et paneme peatänava dieedile ja paneme Ahtri tänava dieedile, et see lihtsalt tekitab selle nagu mõtte või see, et tegelikult kui me need tänavaruumid lahendame nagu mõistlikult, inimväärikalt või lihtsalt ületatavatena ära, siis tegelikult ongi meil see ruum sidus ja ühendatud. Aga siinkohal oleks tegelikult mul küsimus taaskord Andres Harjole, et kas oleks võimalik Ahtri tänaval autode, trekkade kiirust vähendada 30 kilomeetrit tunnis ja äkki saab seda niimoodi teha, et isegi läbilaskvus ei vähene. Kas on võimalik tänavaid kitsendada või muid meetmeid rakendada selleks? Aitäh küsimuse eest. Ma vaatan, et ma olen siin vist õli tullevalaja, sellepärast, et ega tahame või taha, aga ilma selle pahelise transpordikorralduseta ei saa. Siin on küll tõesti välja toodud, et kõike linnaruumi saab ka käsikäes niimoodi arendada, et ka transport vähe kannatajaks jääb. Aga vastus see, et tegelikult on minu teada Tehnikaülikool sellise oma arvamuse juba andnud. Kunagi ju oli isegi Tallinnas rahvaküsitlus, et kesklinn ja 40 kilomeetrit tunnis ja seal toodi välja tegelikult see tõsiasi, et pigem muutub isegi liiklus sujuvamaks, läbilaskus seetõttu ei kannata. Ja tegelikult ka ristmikute läbilaskus paraneks tänu sellele, et autod suure kiirusega ei sõida mitte ristmiku taha kinni, vaid tegelikult venivad üle ristmiku ilusasti. Nii et tegelikult põhimõtteliselt on kõik võimalik. Ka Ahtri tänavaga niimoodi, et kiirused oleks allpool. Omaette küsimus on see, et mismoodi tegelikult ikkagi see Ahtri tänav kui tänane liikluse tuiksoon, mis lõikab ära linna merelt või vastupidi, et mismoodi see just kergliiklejale söödavaks teha. Et see on nagu see asi, et siin oli juttu sellest, et kas äkki reidide Ahtri tänav viia üldse maa alla ja jalakäijad lasta ilusti maa pealt liikuda. Selge on see, et need variandid, mida Tallinnas on katsetatud, näiteks Kaubamaja tunnel ja need ei ole lihtsalt tööle hakanud ja üks lihtne põhjus on see, et jalakäijad tegelikult iseenesest ei tohikski maa alla saata. Pigem olgu autod seal. Aga nüüd, ma ei tea, kas oli ammendav vastus, ei olnud. Aga nüüd ettekannete juurde. Kõigepealt, Marek, sinu ettekandest tuli välja selline asi, et nagu mere ääres ühistransport praegu ei liigu ja sinna on inimestel raskendatud saada, seetõttu kasutavad paljud autosid ja nii edasi. Tegelikult, kui seda mere äärt täna üldse vaadata, siis ega seda päris pointi ei olegi, et üldse sinna mere äärde minna. Seal on tõepoolest sadam, see, kes tahab laeva peale minna, see läheb. Admiraliteedi basseini äär on võib-olla tõesti kord aastas atraktiivne, siis kui merepäevad Tallinnas toimuvad. Nüüd edasi see, et linnaruumi kujundada, siin oli teie ettekandest vist tuli siin välja, et ega see mere äär on küllaltki selline killustatud erinevate omanike poolt ja need 2 sinist laiku, et mis võiksid olla veel avalikult kättesaadavad. Aga tegelikult, kui me räägime kogu sellest linnaruumist, siis paratamatult me ei saa üle ega ümber ettevõtjatega koostööst.
sellepärast et see ei puuduta ainult mereäärt, aga see puudutab ka peatänavaäärset osa, et kui ettevõtted kaasa ei tule, siis tegelikult kogu see piirkond jääb nii või teisiti, jääb surnud alaks. Ettevõtted loovad sisuliselt lisaväärtuse kogu sellele uuele linnaruumile. Jalakäijat lihtsalt kutsuda jalutama Pärnu maantee, Narva maantee äärde või siis Narva maantee äärest mereni, kui seal tõepoolest mingit huviväärsust pole, siis ma arvan, et see on surnud sündinud asi. Nüüd edasi tegelikult panin mingisuguseid sõnu ka siin paberi peale, aga tähendab, selle vastu me nagu ei vaidle vist keegi, et transiitliikluse osakaalu Tallinna linnakeskuses on vaja vähendada ja see, kes soovib ühest linnaosast teise sõitu, see võtku pikemaid teekondi ette ja suuremaid ringe. Aga mis täna tegelikult on probleemiks Tallinna autostumise juures? Toome ühe näite, siin käis üks asutuse nimi ehk Tallinna Ülikool käis jutust läbi. Kui Tallinna Ülikooli rekonstrueeriti, siis paratamatult kogu ülikooli jõu löödi parkimiskohti täis ja kuna neid parkimiskohti jäi endiselt väheks, siis tuldi linna käest küsima veel täiendavaid parkimiskohti. Ehk siis tegelikult, kui selline kultuuritempel nagu ülikool arvab, et me võiksime autostumise teed mööda minna, siis tegelikult ma arvan, et tegelikult ülikoolidest peaks see asi nii-öelda pihta hakkama, et üleüldse sellist teistsugust mõttemaailma kujundada. Aga mitte nii, et ühel on üks arvamus, teisel teine arvamus. Meie oleme tegelikult ühest küljest küll liikluse planeerijad, aga teisest küljest igapäevane tõsisem tegevus on liikluskorraldus ehk liiklusvoogude juhtimine, et paratamatult tuleb sellega tegeleda ja tahan veel kord öelda, et ega autod iseenesest Tallinnast kuskile ära ei kao. Tõepoolest omaette küsimus on see, et mismoodi panna autoliiklus, jalakäijad, jalgratturid, ühistransport tähendab koos sünergiliselt eksisteerima. Ja, ma arvan, et see on hea argument, et lähme edasi Ain Valdmani juurde. Aitäh, head sõbrad, jutt läheb pikaks. Kõigepealt Jaak Aadam, ma küsiks sinu käest, kes sa oled tegelikult linnaplaneeringutega ilmselt paremini kursis kui paljud siin kuulajad, et see merepargi asukoht, et kas sa ise praegu näed, et seal on veel selle jaoks kohta? Me oleme teadlikud sellest kehtivast planeeringust, mis seal osal sellest alast on. Samas me teame, et on möödunud 20 aastat, ei ole midagi juhtunud, me teame ka, et tõesti merel avanemise kohti on vähe. Me ise nimetasime seda situatsiooni 50-60, et me ei välistanud, et see arendus võiks ka seal toimida nii, nagu on planeeritud, aga on ääretult oluline määratleda see sama ala ka pargialana. Et need võivad olla ka risti põhimõtteliselt. See 50-60 on pargiosa, et see ei oleks 50-50, et pool teeme elamutest, pool pargiks, et pargiosa võiks olla ka 100 põhimõtteliselt või rohkemgi. Aga jah, seal on probleemid, aga oluline on selle ala määratlemine. Ma küsiksin vastu hoopiski, kui see viisakas on, ma ei tea, ma eeldan, et on. Et kas ühe täiendava pargi jaoks või näiteks admiraliteedi basseini kujundatud lahenduse jaoks ja selle hooldamise jaoks on linnal üldse ressursse, kes linna kontekstis saab üldse mõelda uuest pargist kesklinnas? Kui me seda koos põhjendame, saame asjast ühtemoodi aru, küsime toetust kõigilt tänastelt sõpradelt siin, loomulikult on võimalik. Praegu, nagu sa tead, on käsil Tammsaare pargi projekteerimine, aga kesklinnas on seda kahtlemata vähe. Muidugi tänases kesklinna ja ka
vanalinna bastionaalvööndi haljastuses kahtlemata on täna veel täitsa palju teha. Kui me mäletame niisugust linna pealt nagu Robert Suurt ehk Robert Lepiksoni, kes kunagi käis ühe nädalavahetusega ümber Toompea ja pildistas, ma ei tea, 500 fotot, mis tahes nendest võsadest ja põõsastest ja puudest ja tema laud oli neid fotosid esmaspäeva hommikul täis ja ütles, et sõbrad, nüüd tuleks hakata Toompea ümbrust korda tegema, siis paraku tema valitsusaeg oli lühikene ja väga palju ei suudetud korda saata, aga üht-teist siiski, Patkuli trepi ümbrus ja nii edasi. Et kõigepealt tuleks survet sinnapoole panna, et me teeme olemasoleva haljastuse korda, aga kui me räägime nüüd praegu seal sadamaalal täiesti uue ala loomiseks, miks mitte, igal juhul on see tehtav. Ja me mõtleme, kui juba tuli tulevasest hooldusest juttu, ma mõtlen ka kõik need alad, mis peaksid olema jalakäijatele, ratturitele, ka uuel Peatänaval, siis täna ma mõtleksin, kui me räägime päris niisuguse majavalitseja tasemel, et täna on ju, eks ole, ette nähtud niimoodi, et iga maja omanik enda esise kõnnitee teeb ise korda. Kui me tahame saada ühtset tervikut, et ta oleks samas standardis korrastatud, siis linn peaks ilmselt võtma endale vastutust juurde, nii nagu täna rahuldavalt võiks öelda, et me hooldame kergliiklusteid, seal kus on kergliiklusteede märgistus, me ei nõua, et isegi kui ta läheb kellegi krundi eest läbi, et siis see majaomanik peaks igal juhul hooldama, puhastama, mis tahes. Ja me võiksime mõelda isegi kaugemale. Ilmselt paljud teavad, et Helsingis on mõnedki tänavad alt soojendatavad, kuna me oleme samasuguses kliimavöötmes nagu nemad. Kunagi ehitati, eks ole, Põhja-Esplanaadi kõnnitee, Kluuvi tänav ja Aleksandri kadu kõik alt soojendatavaks ja kui siin täna on olnud päris palju juttu sellest, et ka kinnistu valdajad, ärid, kes tahes võiksid kaasa tulla, siis seal Helsingi linn ka kutsuski kaasa need ärid, kes arvasidki, et tõsi, talvisel ajal puhta kuiva jalaga klient, see on teretulnum klient ja neid kulusid jaotati koos. Ma ei oska nüüd praegu täpselt, kui palju investeeringutest ja kui palju hooldusrahadest, aga igal juhul seda otsustati ja ongi tehtud ühiselt. Aitäh! Aitäh, aga aeg sunnib meid takka, nii et läheme edasi. Kas ma tohin ainult Mareki sõnumi peale öelda ühe sõnumi ka veel omakorda juurde, et see Kõhna Ahtri tänav, see on minu meelest täiesti teostatav ja me oleme isegi sinuga vist sellest rääkinud, et täna ei ole seal ju ruumi üldse kergliikluse teele. Et kui sa mõtled, et reiditeed praegu peaks tulema 2+2 ja Ahtri tänav järsku on nagu jurakas lai seal, siis igal juhul annab seda kõhnemaks tehagi ja järgmises etapis ma usun, et me teeme seda koos. Ma tahtsin lihtsalt kiire küsimuse küsida Andres Harjo käest, et kui bussirajad said tehtud üleöö väga kiiresti ja hästi, kas Ahtri tänava kõhnendamine on ka võimalik teha kiiresti, et ülekäigurajad õigesse kohta ja üks rada mõlemalt poolt näiteks ära, et see on mõnes mõttes ju ka joonimise küsimus. See päris ei ole joonimise küsimus, see on tegelikult äärekivi nihutamise küsimus, sellepärast, et looduses salli tühja kohta ja liikluses igasugune täiendav üleliigne asfaldi ruutmeeter tegelikult toob pigem liiklejale segadust, kui aitab kaasa. Nii et kui me tahame korrektset liikluskeskkonda, siis me peaksime hakkama ikkagi äärekividest pihta. Aitäh ja aitäh teie grupile. Palume nüüd siia Indrek Kalmani gruppi järgmist ettekannet pidama.